Sel kevadel toimus Eesti ehitusmaterjalide turu jaoks üks väga oluline sündmus. Nimelt anti puit ja puitalumiinium akende tootjale Viking Window Saksa passiivmaja instituudi poolt välja üks sertifikaat ja see sertifikaat tunnustab siis Viking Window poolt välja töötatud passiivakent. Mida see sertifikaat näitab ja mida ta Viking Window jaoks tähendab? Passiivakna sertifikaat tähendab siis seda, et meie SV14 passiivaken on sertifitseeritud Saksamaa passiivmaja instituudi poolt ja tegemist on siis sellise passiivmaja komponendiga, mida on võimalik kasutada siis sertifitseeritud passiivmajade ehitamiseks. Ta kinnitab nagu tarbija jaoks, majaehitaja jaoks seda, et tegemist on nagu läbi arvutatud, läbi katsetatud usaldusväärse komponendiga, mida ta saab siis oma maja ehitusel kasutada. Kui palju Eestis üldse taolisi sertifikaate firmadele välja antud on? Meie teada Viking Window'l on ainukene Eestis oma tootena valmistatava passiivakna sertifikaat. Selles mõttes on, ütleme, välja avatav passiivaken, mida Viking Window valmistab isegi unikaalne nähtus, ütleme, terve Euroopa mõistes. Täna peaks olema turul ainult 2 sertifitseeritud passiivakent üldse. Üks on siis Eestis Viking Window poolt valmistatud ja teist toodetakse Taanis. Ma saan aru, et ta on erandlik, ta on väljapoole avanev aken. Ta on ütleme, tuletatud Põhjamaade traditsioonist, et Viking on aastaid väljapoole avatavaid aknaid valmistanud ja selle tõttu on see nagu meie eelistatud aknadisain, muudab ta nagu akna vastupidavamaks selle põhjamaisele kliimale, kus me puutume kokku nii külma kui niiske ilmaga, eks ole, paljude tuultega ja paljude vihmasadudega. Ja me oleme kasutanud siis aknadisainis välimisel küljel alumiiniumkatet, mis siis tagab selle, et puit on ilmastikumõjude eest paremini kaitstud. Siis on aknal veel lisaks, kui hakata nüüd väljapoolt sissepoole seda konstruktsiooni vaatama, siis kõigepealt raami ja lengi vahes üks niinimetatud tilgamurde tihend, mis siis tagab selle, et kogu see paha ilm nagu püsibki tegelikult suures osas akna välimisel küljel, et ta nagu sinna akna konstruktsiooni sisse ei ulatugi. Ja täiendavalt on siis aknal veel 2 raamitihendit, mis tagab suurepärase soojusisolatsiooni. Teil on olemas ka termopilt selle akna lõikest. Ma vaatan, et need sisemised tihendid, need jäävad kõik sinna sooja tsooni. Mille jaoks see nüüd oluline on? Oluline on ta siis selleks, et tagada inimestele selle akna nagu kasutusmugavus ja kui nii võiks öelda ka nagu ohutuseks ole mingis mõttes. Kuidas üks aken avaneb? Variandid on nii nagu meie traditsioonilistel väljaavatavatel akendel on ikka aastaid olnud, et see oli ka üks nagu arenduse etapi selliseid lähteülesandeid, et oleks võimalik tagada selline lihtne külgavanemine. Siis kui tekib väljaavatav akna puhul küsimus, et kuidas ma teda pesen, eks ole, siis on võimalik lahendada ära liugsüsteemidega hinged, kus on siis külgliugavanemine ja väga nagu palju suuremate avade jaoks siis on võimalik lahendada see asi selliselt, et on tegemist siis kas alt avatava või lausa alt pöördavatava raamiga. Viimasel puhul siis on võimalik raam 180 kraadi ringi keerata, et on siis välimise külje pesemine ka väga mugav 2., 3., 4. korrusel, sõltuvalt siis hoone kõrgusest. Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et selle passiivakna huuväärtus on saavutatav kuni 0,63, kes asjaga kursis teab, mida see number täpsemalt tähendab ning keda asi täiendavalt huvitab, siis loomulikult Viking Window koduleheküljel on palju huvitavat informatsiooni. Vaadake!